ja tõepoolest, laululahing algab ja siinkohal ka selleks nädalaks tegelikult lõpeb. Ma mõtlen, et Ohmanik on meiega vedanud, sellepärast, et me suudame siia stuudiosse tekitada kogu aeg selliseid erinevaid teda häirivaid elemente. Täna on selleks elemendiks näiteks selline väga paks, ütleme, et ta astub nagu leiva ahju põhimõtteliselt. Ja lisaks leivale muidugi on siin ka mõndagi muud. Sa said ülesandeks küpsetada leib, nagu ma aru saan, suutsid sa oma õe käest juuretise välja rääkida. Ma alustuseks ma ütleksin, et ma mitte ainuüks ei küpsetanud leiva, vaid ma ületasin selle eesmärgi. Ma küpsetasin 4 leiba. Kas sa panid arvutustega taigna tegemisel veidi mööda? No, selles mõttes ei pannud, ma tegin kõik nagu retsepti puhul oli, aga ma ei arvestanud sellega, et seda nii palju tuleb. No, see kerkib ka kõik ja nii edasi. Aga alustuseks jah, suur kiitus õde Enele, kes saatis mulle, ta oli kohe samal päeval, kui tuli uudis, et ma pean hakkama leiba küpsetama. Kohe jõudis minuni põhimõtteliselt pool tundi pärast saate lõppu rõõmusõnum, et minu õde on nii õnnelik lõpuks ometi ja saatis juba mulle siis juuretise teele. Sain juuretise kätte, vaatasin, mis asi see. Ohtlike vedude veok pidurite kriigina. Mingi pahaks läinud asi. No ja siis ma kolmapäeval selle pahaks läinud asja siis solberdasin seal veeses laiali, panin jahu. Ja siis ta seal seisis see nii-öelda hapukoore taoline mass, nagu retseptis oli. Ja seisis ta mul vist peaaegu 30 tundi ja eile õhtul siis lisasin ülejäänud siis osa jahust ja hakkas siis kergitamine ja siis lõpuks hakkas siis pihta. Kõigepealt esimesed 2 leiba ma tegin siis ilma vormita, tegin lihtsalt nagu pätsid. Aga need vajasid üsna laiali ja põhi läks natuke kõrvema, kuigi väga hea oli. Väga hea oli, hästi krõbedaks läks. Seda kõhule head ka, kui natuke sütt juures. Ja ma viisin muuseas siis selle esimese pätsi oma naabrimehele doktor Laavile Mekki. Ja ausalt öeldes ma võib-olla külas viibisin võib-olla veerand tundi kõige rohkem. Selle aega oli üle poole leiva läinud. Väga kiideti üldiselt. Ja siis ülejäänud siis nüksed, et oleks kaubanduslikum ja ilusam raadios näidata, siis ma tegin nagu vormileivad. Ja siin on siis minu siis Uno leib, nagu ma teda kutsun, versioon 0.3. Ehk siis 3. leib, mis ma tegin. Ta natukene küll mölkis siit külgide pealt, sest ma ei saanud teda hästi vormist kätte, ma koukisin pannilabid, aga kõrvale võtsin... Näeb väga päris välja, pean kiitma. Näeb küll, jah. Muidugi mul oli ka suur tüli tegelikult õega, sest et ta saatis mulle retsepti ka, aga ma kasutasin lihtsamat retsepti kui tema. Siis meil oli päris suur sõnasõda oli sel teema. No igal juhul saadame sinu õele siit poolt tervist. Ja tänan juuretise eest, ma saadan talle nüüd tagasi. Võib-olla kingin sulle oma juuretise, ma vaatan. Kuigi pagand ja võib-olla isegi veel kuna ei küpsetan, mine see tea, see vist päris kaua säilib. Jah, me võime selle Ohmanile siia saatlisse panna. Hea mõte. Nii, aga lähen leivale ikka. Ja et leiba niisama ei sööda, ma vaatan, Vaiko on võtnud kaasa ka siin mingit valget möksi ja peekonit. Ma tõin omalt poolt, kui sulle ka vaata Eesti vanarahvas kutsus kunagi leivakõrvaseks silku. Silk oli ainukene asi, mis nii väga toredasti säilis ja oli kätte võetud ja soolasilk siis. Küll selleks hetkeks, nagu me oleme praegu siin talvel jõudnud üsnagi lõpufaasi, ilmselt silku enam ei olnud ja see oli puhast leiba, aga sellepärast ma võtsin ka kaubandusvõrgust silku meile, nii et üks tops väga toreda nimega leivakõrvast nimega Tilli Trulla on meil siin ka stuudios. Ma panen sulle mõlema. Panen sulle nii peekonid kui Tilli Trullad ka. Suur tänu. Nii, ma üle puldi ei hakka. Ma tulen ise. Nii. Nii. Nii, ma teen endale ka valmis. Ma lükkan, kui sa lubad selle leivakõrvase natuke kõrvale, et maitsta nagu seda päris leiba kõigepealt. Ja. Noh, mis sa ütled? Maitse ei ole veel päris nagu kohale jõudnud, aga tekstuur ja mikstuur on paigas. Väga hea pehme leib on. On, jah? Ja maitseb nagu... Eks ma hoidsin teda kaenla all ka öö otsa, Muidugi. Kuule, aga head isu, aitäh. Sa oled oma ülesannega suurepäraselt hakkama saanud. Sulle ka. Järgmine nädal siis näeme, mida sina vaaritama hakkad. Vaatame seda asja. Järgmine laululahing siis juba järgmisel esmaspäeval, seniks head isu kõigile.